heterodüün 45 kHz. See peab olema pipistrell, kääbusnahkhiir ehk pipistrellus. Ja samas on ka veelendlane veepinna kohal. Teda on kuulda 35 kHz peal ilma kääbusnahkhiireta. Ja 35 kHz siis püsisagedus seireloendustel detektoriga. Ja mina olen praegu Linnamäe kaldal. Linnamäe Paisjärv on ja Linnamägi ise on, kus ma seisan. Ja kell on pärast südaööd, kell 2 hakkab saama, nii et südaööst on läbi midagi pool tundi ja 7. juuni oli õhtul, nii et niisugune valgete suveööde aeg, juuni 2024. Ja siin on nüüd näha üks hea nahkhiirte lennukoht. Siin on veelendlast, kääbusnahkhiirt, ka parginahkhiirt on, olenevalt siis keda me soovime kuulata. Keerame seda sagedust detektoril. Keerame sagedust 55 kHz. Kui oleks pehmed helid, siis on pügmeenahkhiir. Seda siin ei ole, kuigi üksikud isendid Jägala jõe ääres on teada. Aga siin praegu momendil on siis keerame allapoole pehmed ja 45 kHz pehmed löögid, see on kääbusnahkhiir. Ja siin 40 peal on parginahkhiir. Muidugi parginahkhiir varieerub ka 40–45. Nii et siin võib olla mõlemaid liike. Ja nüüd siis nende uuring siis detektoriga niimoodi on võimalik.